algab tutvumismäng Reisile sinuga. Saatejuht on Anu Saagil. Tere õhtust, armsad televaatajad! Algamas on Eestimaa populaarsem tutvumissaade. Mängureeglid on siin lihtsad. Meil on üks valija ja 3 valitavat. Ja valitavatel on ümbrikud, mille sees on luksuslik reis soojale maale, mõnus spa-puhkus või õhtusöök restoranis. Aga siin on meie tänaõhtused tüdrukud. Neiu number 1 on pealinna kontoritöötaja, kes hetkel lõpetab ka oma magistriõpet. Vabal ajal armastab viibida palju looduses ja käib koeraga jooksmas. Enda kohta ütleb, et on jutukas, seltskondlik ja natukene kontrollifriik. Seda viimast omadust proovib tasakaalustada spontaansusega. Ikka selleks, et valitseks tasakaal. Neiu number 2 õpib Tallinnas Eesti filoloogiat. Vabal ajal maalib portreesid, loeb ilukirjandust ja käib trennis. Enda kohta ütleb, et on hea kuulaja. Alati valmis uute ideedega kaasa minema, aga vahel natukene hajameelne. Neiu number 3 on samuti Tallinnast. Tema töötab apteegis konsultandina. Vabal ajal armastab sporti teha, laulda, tantsida, kokata ja luulet lugeda. Noormeestes hindab enesekindlust, ausust ja huumorimeelt. Tere, tüdrukud! Tere! Kas te olete katsumusteks valmis? Valmis, muidugi. Te teate loomulikult, et noormees, kes kohe siia saabub, saab otsustada valitu ehk võitja siis ainult hääle ja teie vastuste põhjal. Nii et olge osavad, natukene tohib ka valetada. Aga nüüd tõmbame seina ette ja kutsume saatesse meie valija ehk Tõnise. Tõnis, oled sa valmis? Tule palun stuudiosse. Tere õhtust! Tervist! Istu palun! Tänase saate noormees peab pealinnas juhtimiskonsultandi ja tõlgi ametit. Vabal ajal käib jõusaalis, jooksmas ja mängib korvpalli. Söögi tegemisega saab ka ise hakkama ja reisida meeldib talle ka, eriti just toreda kaaslasega. Tere, Tõnis! Tervist! Noh, mis tunne on? Väga hea tunne on. Kuulsin, et kõva pidu oli eile olnud. Oli. Põlv väriseb natuke. Enam mitte. Aga küsimused on valmis. On. Aga anname kohe tuld. Anname siis. Nii, neiud, esimene küsimus. Millised lapsepõlve unistused on sul tänaseks päevaks täitunud või lähiajal täitumas? Ja vastab number? Vastab neiu number 1. Just. Neid unistusi oli lapsena ju nii palju. Ma arvan, et täitunud on see, et on kool läbi saamas, saab sellest lahti. Siis kindlasti oli lapsena unistus omada koduloomi, need on olemas. Ma arvan, et oli ka unistus, et lapsepõlvesõbrad jääksid sama headeks sõpradeks, kui nad olid. See on ka alles. See on vist kõik. Tõnis, kuidas sul koduloomadega lood on? Meeldivad sulle koduloomad? Kanad, kuked, lehmad, sead? Kilpkonnad meeldivad. Sul on kilpkonn koduloom? Ei, mul pole ühtegi kodulooma. Okei, aga neiu number 1, milline koduloom sul kodus on või loomaad? Kassid ja koer. Kasside koertega on sul hästi? Ei ole. Mis mõttes? Sa ei salli neid, sul on allergia. Ma näen, et sa sügad nina kogu aeg. Ei, sellistest. Ei, väga nunnud on lihtsalt. Pole endal kogemust olnud. Vastab number? 2. Minu lapsepõlve unistustest, ma arvan, ka on täitunud just see lemmikloomade saamine. Oli hamster ja nüüd vanematel on koer, keda ma saan külastada Tartus. Ja hamster ja koer, aga see ei ole ju, sa ütlesid oli ja vanematel on, et aga sul ei ole ju tegelikult oma lemmiklooma. No ta on peaaegu minu oma. Ahah, okei. Ja ma väiksena unistasin ka enda
väiksest õest ja neid on mul 2 tükki nüüd, kes tegelikult on juba, hakkavad vaikselt suureks kasvama. Aga miks just õde? Tahtsin printsessiks riietada neid. Okay. Vabandust, nii nunnu, võib-olla oma lapsed hoopis. Miks õed? Õde oli kättesaadav tollel hetkel, laps oli kauges tulevikus. Aga kas sa oled laste saamiseks valmis? Hetkel mitte veel. Tõnis? Ikka olen jah. Oled kohe? Olen küll jah. Kohe. Kohe? Sa nagu ärkasid ellu kohe. Jah, kohe. Kas lemmikloom või laps? Laps. Laps, jess. Kindlasti. Nii, edasi number 3. Ja 3. Tere. Tere. Minu unistustega oli natuke teistmoodi, et mina unistasin reisidest, Veneetsiasse, et see on tänaseks täitunud, et seal ma käisin ja oli ka unistus elada välismaal ja seda ma olen ka teinud ja 3. suur unistus saada lauljaks, et mine sa hullud ja et superstaar on tulemas, et võib-olla. Jah, võin naerata. Ambitsioonikas, et sa oskad tegelikult ka laulda? No oskan küll. Ja hästi mulle tundub. Ja. Hääl on küll sul selline Kas sa oled valmis hetkel laulma midagi? Hetkel, teeme seda hiljem, kui me reisile läheme. Sa ütlesid, et sa elasid mõnda aega välismaal. Kus sa täpsemalt elasid? Kreekas. Aha, ja mis sa tegid seal? Töötasin kohvikus. Showtantsijana? Ei, kohvikus. Okei. Kas sa said sind rahuldavad vastused kätte? Ja täitsa huvitavad olid. Olid jah? Ja. Väga tore, aga lähme edasi. Teine küsimus ei ole nii lihtne. No võt. Palun iseloomusta ennast suhtes olles muinasjutu tegelasena või multifilmi tegelasena ja põhjenda palun valikut. Väga põnev ja vastab number? Esimene, 1. Ma arvan, et ma oleksin punamütsike. Aga põhjenda ka palun. Ma põhjendan sellega, et punamütsike oli hästi hooliv ja hästi, aga samas oli ta siuke veidi üksinda metsas uitav. Ehk siis keegi ju ei tea, kas punamütsike seal oli tegelikult kaaslane. Et ta suutis nagu eraelu või oma elu ja siis varjata seda eraelu. Said aru, jah? Ei, Tõnis sai aru, Tõnis noogutas kogu aeg. Mina ei saanud aru, kas see oli nüüd sellest päris muinasjutust või mõnest erootikafilmist? Mõlemat. Okei. Natuke siit ja natuke sealt. Okei, et selline üksik uitaja, siis tuleb kuri seksikas hunt, teeb kräps. Väga põnev vastus. Oli küll, jah. On ju? Väga põhjalik. Jaa. Aitäh. Aga number? 2. Õige. Pean meenutama hakkama, mis muinasjutu tegelasi üldse on. No Tuhka-Triinu on ja... Ja Väike Merineits on veel ja Lumivalguke, aga suhte mõttes. Kas sul oli võib-olla oma lemmik muinasjutt kunagi lapsepõlves? No lapsepõlves oli mu lemmik muinasjutu üks Väike Merineitsi. Oli ikka. Aga noh, ma ei tea, kui palju see iseloomustab mind suhtes. Aga muinasjutu tegelane võib ju olla ka keegi, see ei pea alati olema prints ja printsess või ta võib olla just nimelt kõrvaltegelane. Näiteks konn, kärnkonn. Kärnkonnaga ma ei samastaks ennast. Ma loodan, et sa ei vasta konn. See oli veidike provotseeriv küsimus. Nii. Aga keda sa nagu meenutad võib-olla natukene? Et järsku sa meenutad mõnda looma või lindu? Mitte välimuse poolest. Ei, lihtsalt iselooma poolest ja käitumisel. Ja siis me sätime, kui sa ütled mingi looma või linnu, me sätime selle teatud muinasjuttu. Ma arvan, et midagi kassilikku. Ma olen suhteliselt isepäine ja... Saabastega kass? Näiteks. Yes. Nii, ja nüüd vastab number 3. Yes. Oi, ega ma ka väga pädev ei ole nendes multikates kõiges. Väiksena ma vaatasin kogu aeg Nuupagatiid, et seal oli kuri hunt, kes
metsa ajas jänest, aga aga kumb sina olid siis, jänes või hunt? ma arvan, et me õega vaatasime, ma arvan, et mina olin jänes. Et õde oli vanem. Ei, aga ma arvan, et lumivalgeke võib olla välimuse poolest. See oli hea vihje. Panid tähele, Tõnis? Lumivalguke, valge nahk ja tume juus. Ja punased huuled. Aga iseloomu poolest võib olla ka lumivalgeke, selline armas ja hooliv ja... Malbe ja heatahtlik. Just täpselt. Ma üritan olla selline. Kõik olid head. Ma nüüd lähen rolli sisse. Kõik olid head, paned tähele, Tõnis? Olid küll, jah. Arva, kes ma oleks? Multifilmist Lõvikuningas Simba oleksid see paha lõvi. Paha lõvi, kuri lõvi. Näe, mul on lõvi kaelas ka. Täpselt. Aitäh, aga see saade ei ole minust. Lähme edasi. Kolmas küsimus. Kolmas küsimus. Oletame, et oleme koos väljas, näiteks õhtusöögil ning ühel hetkel kutsub mõni tuntud isik, kuulsus sind tantsima. Kuidas käituksid? Kas läheksid tantsima või jääksid austusest minu seltskonda? Mul on selline tunne, et siin on sul mingi isiklik vibratsioon, et sul on isiklikus elus midagi juhtunud. Ja nüüd see küsimus, sul on karm kogemus olnud. Kas sa tahad seda lahata? Ei soovi. Aga vaatame, mis tüdrukud vastavad. Number 1. Kas ma tohiks täpsustada küsimust? Kas see on meie esimene kohting või me oleme juba näiteks aasta aega koos olnud? Vahet pole vist. Ütleme niimoodi, et see on meie kolmas kohting. Meie kolmas kohting. Siis ma arvan, et ma küsiks viisakalt luba, tehes oma kutsika silmi ja väites, et see on lemmikkuulsus üldse terves maailmas. Ja kui ta seda lubab, siis ma võin näiteks järgmise õhtusöögi ise välja teha. Issand, kui keeruliseks läks. Aga kus see piir jookseb, et maailmakuulsus? Ütleme, et kui see oleks Koit Toome, kes ei, no, tuleks... Selles mõttes, et ta on mu lemmikkuulsus terves maailmas. Ta võib olla Eesti kuulsus. Ja ma saan aru. Aga ma nüüd tahangi teada, et kas Koit Toome läheb nende maailmakuulsuste rivvi mahub? Ei, vist ei lähe. Tõnis ohkas kergendatult. Aga Justin Timberlake? Ai, siis ma peaksin viisakalt ikkagi luba küsima ja tegema väga-väga kutsika silmi, et äkki ma ikka tohiks. Sest et tantsib tõesti väga hästi. Aga Eesti kuulsustest, kes oleks selline, kes nagu võtaks sul jalad nõrgaks? Tanel Padar, vabandust. Tõnis on väga kurva moega praegu. Ei ootanud sihukest vastust. Vabandust. Ei ole vaja kunagi ära vabanda muuses. Never ära vabanda. Ei, no ma ei vabanda mitte oma vastuse või arvamuse pärast. Ma vabandan, et ma tekitasin halva tunde Tõnises. Okei, nüüd on heastatud. Juba tuli naeru nägu ette. Järgmine. Neiu number 2. Ma arvan ka, et ma küsiksin, mitte isegi küsiks luba, vaid arutaksin natuke läbi seda sinuga. Ja lõpuks tõenäoliselt suudaksin ära veenda sind, nii et sa oled nõus. Aga sellist varianti üldse ei ole, et kui Tõnisel on kurb nägu ees, et siis jätaks nagu minemata selle kuulsusega. Ta jääb ju lauda üksi istuma. Kas sa selle peale ka mõtled? Mul peaks hästi kiire tantsu teha. Paar minutit. Naised on ikka uskumatu. Täiesti uskumatu. Ja see muidugi oleneks sellest, kui hea kuulsus ikka on. Number 3, lumivalguke, võta nüüd kõik, võta ennast kokku. Mina ütlen niimoodi, et mina jääks austusest sinuga. Kas see on aus vastus? See on täitsa aus vastus. Sest mina teen seda inimesele, mis mina tahan, et mulle tehakse. Lihtne, loogiline. Ehk siis, kui sina istuksid üksi lauas... Ja mina ei tahaks ju ka, et keegi jätaks mind sedasi ootama. Seega, nii. Selline on minu vastus. Tõnisega juhtus selline lugu, et ta oli oma kauni daamiga või tütarlapsega, siis oli see õhtusöök või oli see tantsuklubi? See oli pubi, kus oli ka tantsulava. Ja ta oli oma kauni tütarlapsega seal ja tema tütarlast tuli tantsima paluma Koit Toome. Täpselt.
ja ta ei küsinud sinu käest, et kas tohib minna tantsima? Ei küsinud. Küsis ainult tütarlapse käest ja tütarlaps läks rõõmsal kergel sammul. Ehk Tõnisel on nüüd väike mõttekoht ja kurb mälestus ja pisuke trauma sellest. Ei, ma olen üle saanud. Aga aasta oli siis? 2 aastat tagasi. 2 aastat tagasi. Okei, Tõnis, aga kas nüüd on kõik? On küll kõik, jah. Sa oled oma valiku teinud? Olen teinud. Ma loen seda su silmadest. Oled. Aga ütlema valitud neiu välja. 3. neiu. Seda ma arvan. Okei, bravo, hurraa! Tõnis, enne kui sa oma välja valitud lumivalgukesega kohtud, siis sa pead ära nägema õnneks kahjuks ka need 2 esimest paha, kes oleks läinud tantsima kuulsusega ja jätnud sind üksi nugrutsema. Et palun tõuse püsti ja neiu number 1. Tule siia, tuleb. Neiu number 1. Väga ilus kaunitar. Sind pahareti. Kahju. Vaatame, kuhu te oleksite läinud. Te oleksite läinud Võru Samula hotelli romantikale. Jääb ära. Kahju. Nägemist. Pole vist eriti kahju. On ikka. On jah, ilus tüdruk oli. Ja, pikk. Pikk, see on kõige tähtsam. Nii, number 2. See on ka pikk. Kõik on kenakesed. Nii, teeme kõik lahti. Ja teie oleksite nüüd Tallinn, Argentiina restoran. Jälle kahju. On kahju, või? Yes. Nii, sealt poolt palun. Nii, ja nüüd tuleb see kõige tähtsam hetk. Tõnis on siinpool valmis. Kas sina, lumivalguke, oled sealpool valmis? Ja. Ja nüüd läheb sein eest ära. Du-du-du-du. Juhu! Nalin, tere! Oi. Lumivalguke. Jaa. No nii, vaatame, mis siin on. Ma juba aiman. Hurraa! Ennelgi kallistage, musitage. Noh. Aga meie saade jätkub peale pisukest pausi. Olge meiega. Ja Eesti parim tutvumissaade jätkub. Meie ees on 3 noormeest. Noormees number 1 elab Viimsis ja tegeleb puhastustöödega. Vabal ajal mängib parmupilli, käib sõpradega baaris jutustamas ja loeb ulmekirjandust. Talle meeldivad emalikud naised. Sellised, keda nähes tunned, et temaga tahaks kohe pere luua. Noormees number 2 tegutseb Rakvere kandis Sõmerul vahetuse vanemana. Vabal ajal tegeleb fotograafiaga, ehk siis pildistab kõike, mida enda ümber näeb. Näitleb harrastusteatris ja on iseloomult rahulik ning mõistlik mees. Noormees number 3 elab Tartus. Üle kõige armastab ta veeta aega oma sõpradega. Mängida jalgpalli ja jõusaalis raskusi tõsta. Reisida meeldib ka, eriti soojadel maadel. Hispaanias ja Itaalias on juba käidud. Nüüd sõidaks Egiptusesse või Tenerifele. Tere, poisid! Tere! Kas te olete valmis? Ja. Ja teie ümbrikud on valmis? Ja, just nii. Väga tore. Kohe tõmbame siia ette seina ja tütarlaps, kes siia saabub, saab valida oma reisikaaslase, restoranikaaslase või siis spaakaaslase ainult teie hääle ja vastuste põhjal. Valmis? Valmis. Tõmbame seina ette. Ja stuudiosse saabub Kerli.
tänase saate neiu on Rakverest pärit värske tallinlane, kes tegutseb ilumaailmas salongi juhatajana. Vabal ajal meeldib talle tantsida. Ta huvitub psühholoogiast ja käib mere ääres jõudu ammutamas. Talle meeldivad mehed, kellel on hea huumorisoon ja kellega on millest rääkida. Kerli, vau, poisid ei teagi, milline sekspomm. Minu kõrval istub tõeline kaunitar. Nii et vastused olgu põhjalikud ja humoorikad kindlasti. Ikka. Nii, lase tulla esimene küsimus. Tere, Normed! Tere! Minu esimene küsimus on selline. Kuidas suhtud lastesse, loomadesse ning kodutöödesse? Ja vastab number 3. Loomadesse suhtun hästi, meeldivad koerad, kodutööd, need nagu ikka. Sellest libises kiirelt üle. Saab hakkama. Ja lastesse suhtun väga hästi, positiivselt. Milline on kõige vastikum kodutöö, mida sa kohe mitte ühelgi juhul ei sooviks teha? Polegi sihukest. Vau! Nõudepesu, triikimine, kõige. Triikimine, just koristamine. Pigem triikimine. Triikimine ei meeldi? Ja. Okei, kes su riideid triigib praegu? Eks ma ise triigin, kui vaja. Aitäh. Ja vastab number 2. Loomad mulle meeldivad. Ma olen muidu kassi inimene. Aga endal mul loomi pole ka, lapsi ka mitte. Aga kindlasti sooviks kunagi lapsi saada. Et mulle lapsed meeldivad ja lapsed tundub, et meeldivad mulle ka. Ja kodutööd, kui vaja, siis teeb ära. Pole probleemi. See, kui vaja teen ära, see oli kahtlane. Selles suhtes, et kui tekib kodutöid, siis teeb ikka ära, jah. Prügi välja viid või? Prügi tekib näiteks. Kui tekib prügi, siis viib välja, kui on juba... Tubli poiss, no saab hakkama küll. Saab hakkama. Ja number 1. Koduloomad mul on olnud, antud hetkel ei ole, suhtun väga hästi loomadesse üleüldse. Rääkides lastest, nendega mul on automaatne klapp. Mul on endal 3,5-aastane tütar ja eelmisest ühisest elust ja armastan lapsi üle kõige maailmas. Ja koduste töödega on niimoodi, et kui 2 inimest saavad kokku, siis see peaks olema iseenesest mõistetav, et ühed teevad ühte asju, teised teevad teisi asju ja ei ole nii-öelda meeste ja naiste töid. Aha, okei, et sa oled kõike nõus tegema? Jah. Pesu pesema, tolmu imema? Jah. Jah, tore. Aitäh. Number 2. Kui loosijön naeratab ja me läheme reisile, siis kuidas veedaksime selle puhkusereisi? Ja vastab number 2. Kindlasti lõbusalt. Sa ikka mäletad, et Kerli armastas tantsida? Jaa. Kindlasti me läheksime, kuulaksime kuskil muusikat ja tantsiksime selle saatel. Meeldib sulle üldse tantsida? Käid sa väljas? No, olen käinud väljas, jah. Ma ei ole küll eriline tantsulõi pole, aga kui võimalus tekib, siis mulle meeldib tantsida. Okei, aga kuidas sa üldse vaba aega veedad? Et kuhu sa kõige meelsamini lähed? Kõige meelsamini veedaks aega heas seltskonnas. Sõpradega? Sõpradega, tuttavatega. Põhiline on hea seltskond ja hea klapp. Okei. Aitäh. Ja noormees number 1. No Egiptus. Me läheme vaatame püramiidid üle. Me läheme käime Kairos, mis on väga räpane linn paraku. Sa oled käinud seal? Ma olen seal käinud. See on üks mu lemmiklinnadest, sest seal on inimesed väga head. Me käime tutvame kultuuriga, tutvume teineteisega ja kindlasti tantsuõhtut vahele ei saa jätta. Selge, sa oled nagu nii kindel, et Egiptuse reis 100% tuleb ära. Tuleb, mis tuleb. Aga kui läheksite näiteks restoraani või spaasse, milline näeks selline spa nädalavahetus sinu ja Kerli vahel välja? Ujuks kõik basseinid ära.
kõik basseinid ujuks ära, kõik saunad prooviks järgi. Kõik saunad prooviks ära, jah. Ja kõik iluteenused naudiks ära. Absoluutselt, kõik koos. Nii armas. Aitäh. Ja noormees number 3. Kindlasti pakuks head seltskonda, üksteisele veedaks lõbusalt aega. Defineeri, mis see lõbus aeg on? Mõne jaoks on sohval istumine, mõne mõnusa filmi vaatamine, teise jaoks on tantsujala keerutamine, kolmanda jaoks looduses jalutamine. Käia klubides, kaugemale saab reisile, käia kuurordites. Kuidas sa veedad vaba aega üldse, kui sul on vaba aega? Vaba aega leidub ikka. Vaba aega veedan sõpradega, tuttavatega, mõned klubid, reisides. No rohkem nagu ei olegi. Selge, aitäh. Ja viimane küsimus. Milliseid omadusi sa hindad naistes? Klassika. Ja vastab? Number 1, palun. Milliseid omadusi? No minu arust on naistega niimoodi, et antud hetkel mul on väga raske midagi öelda või hinnata, aga silmside, kui seal vahel on säde, siis mina isiklikult mehena tean, et see peab midagi väärt olema. Aga naine peab olema nagu aegade algusest peale see koduhoidja. Sest kui naine on kodus, siis kodu on kodu. Kui mul antud hetkel naist ei ole, siis kodu on koht, kus ma magan. Okay, et naine loob selle kodutunde tõelise. Ja naise juures sa pead tähtsamaks siis keha osaks silmi. Silmad on A ja O. Õige. Tüüpiline. Tüüpiline. Tuli väike kommentaar. Valetavad. Me teame küll, mis tegelikult on. Ja vastab number 2. Minu jaoks on kõige oluline, et oleks hea klapp. Ilma selleta nagu ei ole midagi teha. Ja muidugi ausus ja huumorisoon. Hea klapp. Mis on hea klapp? Kas siis peaks ühised hobid võib-olla olema? Ei, no seda on kohe näha, kui on hea klapp, et on kood nagu hea olla, et ei ole nagu ebamugav või ebameeldiv, sellist ei ole, lihtsalt tahadki koos olla ja see lihtsalt tundub loomulik. Aga kas selline, saad tütarlapsega tuttavaks näiteks baaris või pubis või klubis, kas selline esimese öö suhe on nagu OK või tasuks sellega pisut oodata? Ei noh, hea suhe ikka tasub oodata. Aha, okei. Ei hüppa kohe. Ei hüppa kohe voodisse. Ei, iga jah. Aga proovid ikka. Aga kui tüdruk ütleb ei, siis sa ei solvu. Ei solvu. Aitäh. Ja vastab number 3. Oluline on kindlasti iseloom, ausus, huumorisoon. Aga välimus? No välimus ka. Ja mis on välimuse juures eriti oluline sinu jaoks? Hea küsimus. Väga hea küsimus. Klassika. Ja. Ma arvan, et kui sa tulid siia, siis sa oskasid aimata, et selline küsimus võib tulla. Et see on nii hea küsimus, et nii raske, aga ütle alati see klassika, silmad. Silmad ja kõrvad ja suu. Silmad nagunii. Et olemas oleks. No aga välimuse kohta võib-olla nii, et mehed ikkagi vaatavad nii naise välimust, et kas ütleme, et selline meigitud naine või siis natukene selline kodusem naine? No meiki panevad nagunii kõik. Panevad või? Et erilist vahet eriti ei ole. Mõni läheb meigiga magama ka muuses, et hommikul ilusam välja näha. On ka selliseid? On. Aga loomulik on ikka jätav. Et sa ei ehmata ära, et kui õhtul nägid meigiga ja hommikul ärkab tütarlaps ilma meigita. Ei ehmata. Jalgu nõrgaks ega midagi muud ka nõrgaks ei tee. Ei tee. Selge. No nii, kuidas tundub? Raske nagu ikka.
nagu ikka. Aga mingid klikid juba peas kindlasti käisid, et ma nägin su reaktsioonist, et mingid vastused sulle natukene rohkem meeldisid kui teised. Nii on. Sa oled oma valiku teinud. Paraku küll. Raske südamega. Just. Ütle see number. Number 2. Number 2. Juhu! Bravo! Aga enne, kui sa kohtud härra või noormehe number 2-ga, pead sa nägema ka number 1 ja number 3. Et tule siia ja number 1. Palun tule siia. Tere! Vaatame siis, millest te ilma jäite. Tallinn, õhtusöök, restoranis komee. Sinna me läheb. Tule teinekord. Aitäh. Nii, ja noormees number 3. Loita. Tere! See oli see vist, kes triikida ei armastanud, aga triikis. Siis olekski jäänud triikimata. Egiptus. Kurb. Jah, okei, aga aitäh sulle. Tänud. Kõike parimat. Ja noormees number 2, kas sa oled valmis? On valmis, tule sina ka siia peale. Ja nüüd on see hetk, kus sein läheb eest ära ja me näeme, kuhu lähete teie koos. Võtame seina eest ära. Tere! Tere! Palju õnne! Nii, lähme. Nii, kõva häälega loete. Võru Tamula hotelli romantikapakett. Romantikapakett. Palju õnne! Kuidas näeb välja romantika? Küll siis näeme. Siis näeme. Anname teada. Aga meie saade on selleks korraks läbi ja me kohtume teiega taas järgmisel laupäeval täpselt samal ajal. Kõike head!